Tere, olen Siret Lahemaa ja tutvustan teile sellist vahvat esitluste helindamise keskkonda nagu Fishbowl. Kahjuks küll on võimalik siin tasuta helindada ühte esitlust, aga võib-olla teil on mitmeid kontosid või $8 kuus näiteks siis selle keskkonna kasutamisest välja käia. Aga luua on võimalik endal konto siis nii-öelda keskkonna enda konto kui kasutada Google'i kontot või Facebooki kontot. Mina valin siis praegu hetkel Google'i oma. Ja kohe avanebki mulle esitluste helindamise keskkond. Mina olen siin korra juba toimetanud ja katsetanud, seepärast pean ma praegu ära kustutama oma eelmise esitluse. Hästi tore selle keskkonna puhul on see, et siia saab siis esitlusi sisse tuua kas Google Slidesi keskkonnast või lisada siia ise PowerPoint, PDF või pildifaile ja miks mitte siis ka ekraani salvestusega üleüldsegi algust teha. Aga no katsetame siis hoopiski seekord Google Slidesi. Väike hüppe kohe minu keskkonda ja siin on terve hulk erinevaid esitlusi. Vaatame, mis sellest saaks. Läheb aega ja siis kohe hakatakse neid slaide siia alla sikutama, nagu näha on 10 slaidi. Veidi läheb aega, juba on 5 tükki nendest olemas. Automaatselt pannakse Google Slidesis oleva esitluse pealkiriga siis siia keskkonda ja nüüd ongi kõik slaidid olemas. Nüüd automaatselt nad mul veel kasutada ei ole, ma pean nad siia järjest sikutama, et võib-olla ma tahan mõne hoopis vahele jätta ja ma kõike ei helindagi. Ma täna teengi tegelikult nii, et ma panen siia hoopiski 4 slaidi ja ütlen, et sellest küll. Alati saan ma neid tegelikult juurde lisada. Kui mul on tahtmine slaide muuta, siis selleks on ka võimalus, ma saan neid lähemalt vaadata, aga siin on Edit Slides, mis viib mind kohe Google'i keskkonda ja ma saan näiteks siin aastaarve ja teksti ja kirjavigu parandada ja muuta. Ja kui ma olen ära muutnud, siis ma pean ütlema yes, et jaa, palun kõik need muudatused ka siia slaidile tuua. Väga kiiresti ja edukalt töötab. Siis on võimalik mul kutsuda kaastöötajaid, kes tuleksid, aitaksid mind selle esitluse helindamisel. Mul on võimalik appearance alt siis märkida ära, mis moel seda mulle näidatakse. Ja siis selle jagamiseni me vast veel jõuame. Ja salvestamise nupu leiab siit slaidide kohalt. Loomulikult selline punane ja record. Nii, nüüd ta küsib, kas ta tohib minu veebikaamerat kasutada. Minul kahjuks kaamerapilti praegu ei ole, aga mikrofon töötab. Siin vasakus ääres on näha ka ilusti, kuidas ma saan siis liikuda slaidide vahel, missuguste abivahenditega, et näiteks nooled edasi-tagasi liigutavad slaide, tühikuklahv paneb näiteks pausi peale, aga proovime. Start. Väike ettevalmistus ja ma saangi alustada oma esitluse helindamist. Tere! Seekord räägime esitluste loomisest koostöös. Kuidas tööd korraldada? Ja niimoodi ma siis käin oma slaidid kõik läbi ja kui kõik on tehtud, ütlen stopp. Läheb aega. Ja kui mulle tundub, et kõik on korras, panen siit mängima. Ja ma saangi alustada oma ütlen okei. Kui ei meeldi, ütlen redo ehk teen ümber. Ka mulle praegu ta sobib ja slaidid ongi omale helimärgi külge saanud. Tegelikult on võimalik slaididele mitu heliversiooni peale salvestada. Kui ma võtan siit praegu sellise nupu, kus number 1 on näha, siis Record a New Version on täpselt see koht, kus ma saaksin nüüd teise heliriba ka siia salvestada ja siis valida, kumb näiteks jääb. Kui kõik on tehtud, siis tuleb ju jagada. Share nupp ja kohe antakse mulle siit ilusti link, mida ma saan jagada. Ma saan jagada ka Twitteri, Facebooki või LinkedIni kaudu, valida siis embed koodi või istutamise koodi ja kutsuda näiteks e-maili teel inimesi vaatama. Nii, aga ütlen talle done. Ja
ongi mu esitlus helindatud. Liigun back-nupuga tagasi ja esitlus on ilusti siia juurde tulnud. Siin on veel nüüd üks väga vahva nupp on siis Insight, mis näitab näiteks, et kui palju siis seda esitlust on vaadatud. Et see on ka täiesti põnev, kui ma näiteks panen esitluse mõnda veebikeskkonda ja siis tahan näha, mis sellega edasi juhtunud on. Aga teile vahvat katsetamist ja toredat helindamist!